dong, they're saying it's that time of year for dreams of snow and stolen kisses 'neath the mistletoe, for kids from 1 to 96 with eyes and hearts aglow. Ding dong, bells they chime, for now it's Christmas time. Kaunist 22. detsembrit teile minu poolt. Täna on lõpuks see päev, kus meie nii-öelda jõulupidustused, need traditsioonilised siis pereomad hakkavad, ma ütleks. Eile õhtul siis, kui te vaatasite eelmist vlogi, Henri tuli veel õhtuks meie juurde, sellepärast ma ei läinudki varem Paide. Nii et ma siin tegin meile kõigile hommikuks mingid avokaado, hapukurgi võileiva ja viinamarju. Ja see nii kaua, kuni Henri veel magab, sest on teismeline, nii et ilmselt magab mingi vähemalt lõunani. Ma saangi rahulikult nautida oma hommikusööki. Kell on praegu umbes 10, ehk siis ma arvan, ma sööngi ja umbes 11 aeg teen siis oma tänase trenni ära. Meil on sinu trenn äpis käimas ikka see 24 päeva väljakutse praegu. Ja nüüd jõulunädal ongi viimane nädal ja jõulunädalal oli ette nähtud 2 lühemat trenni, nii et ma teengi siis kodutrenne. Meil on rasedatele ka üksikud kodutrennid ja ma teen täna siis 1,5 tunnise kodutrenni ja siis võib-olla kas homme või ülehomme Paides teen teise, et siis on siuke hea algus söömalaagrile natuke liigutada ja tunda ennast paremini. Ja mingisugused jõulutraditsioonid meil ikka on perega, need nüüd natukene on nagu võib-olla vaibunud rohkem aastatega. Ma ei tea, mu vanemal vennal on juba nüüd laps sellest aastast. Mina ja Sass oleme ka Tallinnas suht palju ja et noh, ikka kõigil nagu tekivad oma traditsioonid. Aga üks asi, mis me viimastel aastatel oleme teinud, et me oleme tavaliselt mingi päev või 2 enne jõule käinud Tartus emaga Tuulil külas ja kuskil söömas, võib-olla Kardestis, et natuke siuke jõululine väljasõit paar tundi. Ja siis 24. alati me käime surnuaedades, teeme koos perega süüa, võib-olla mängime mingeid lauamänge ja õhtul avame kinke. Ja meil on muidugi ka suht siuke suurem suguvõsa, kus on kõik konud ja mis iganes, et neid kokku on mingi 30 inimest. See kõige suurem istumine meil see aasta on alles 27. Nii et seda ma isegi vlogmassis ei kajasta, et ongi siuke perejõulud siin vlogmassi lõpetuseks. Aga kõigepealt söön oma hommikusööki, mul on kõht juba nii tühis, ma magasin kauem, tahtsin oma jõulupuhkuse algust nautida ja siis teeme juba mingi mõnusa kodutrenniga, higistame natukene. Saame vere ringlema ja endorfiinid tööle. Carol choirs, angels in the snow, chestnuts, open fires, rides from long ago. Hark the herald, all ye faithful, golden days of yore. Listen to the same old songs 1,000 times and more. Ding dong, bells they chime, for now it's Christmas time. Ülimõnus trenn oli, pakkisin veel kõik oma asjad kokku. Sass läks täna enda pere juurde ja mina ja Henri lähme nüüd Paide paariks päevaks. Ma loodan, et ma midagi maha ei jätnud, sest päris mitmeks päevaks oli vaja asju kaasa pakkida. Ma pole ammu nii pikalt ära olnud, nii et we'll see. Õnneks mingid megaglämm-üritusi ei ole, et mingeid piduriideid kaasa vist ei pidanud võtma. Võtsin mingid kampsunid ja asju, nii et peaks tulema siuksed hubased jõulud. Snow and stolen kisses 'neath the mistletoe to celebrate that time of 2,000 years ago. Ding dong, bells they chime, for now it's Christmas time. Jõudsime Paide, nagu nägite, kell on juba märkamatult saanud 5. Ma siin lihtsalt mingi paar tundi scrollisin TikTokis ja lugesin natuke raamatut. Ma tahakski nüüd selle nädala jooksul lõpetada oma viimase jõuluraamatu. Ma olen kuskil 3. ära lugenud. Seesama P.K. Borisoni jõuluraamat. Et siis ma saaks nagu ühe linnukese veel kirja raamatutega see aasta. Ja teine asi, mis ma tahtsin teha kindlasti nüüd, kui mul on võib-olla mingid töövabamad päevad, oli vaadata ära Taylor Swifti Eras dokumentaal. Et see Eras movie on ka Disney Plussis ja seda näidati kinodes mingi aeg, ma käisin vaatamas, aga nüüd on nagu behind the scenes selle tuuri dokumentaalfilm ja minu arust seal on vist kokku 6 peaaegu tunni ajast osa või, ma ei tea, kui pikad nad on. Minu arust on mingi tunni ajas ja nüüd on vist 4 tükki väljas. Eks ma mõtlesin, et ma võtan oma õhtusöögi, mis Emps on teinud võileivatorti. Üks populaarsemaid asju meie peres. Alati iga sünnipäev, mingi iga suurem istumine
on võileivatort. ma ei tea, see on juba aastaid meie peres. lihtsalt mingi megalt maitseb kõigile ja mulle ka. joon ikka ohtralt oma vett, on ju. ja siis ei teegi midagi nagu produktiivset või kasulikku. lihtsalt naudime seda aega siin aastas. ma tean, et teie näete seda videot siis, kui jõulud on juba läbi, aga ma loodan, et teil on vähemalt siis kas veel peale jõule mingid päevad, kus te saate full brain rottida või et teil oli jõulude ajal siuke periood, sest vahepeal see on nii vajalik, kui meil kogu aeg on go ja nutiajastu ja mis iganes, et aju töötab mingi 500 kilomeetrit tunnis kogu aeg. Et siis on vahepeal vajalik, on ju, lihtsalt ka mingid sarju binge'ida ja seda Taylor Swifti oma ma olen nagu nii oodanud. mu vanemad on täna mingil sünnipäevapeol ja Henry mängib oma mingeid arvutimänge, nii et mul on täiesti mingi completely vaba õhtu. Nii et lähme proovime Disney Plussi sisse logida. Võtangi vist selle lihtsalt üles kahvliga, sest kes mind peatada saab, vanemaid pole kodus. Let's do it. Ja lähme naudime oma õhtut. Ja vaadake, kui nunnu jõulukuusk paides on. Muidugi siin näete väga pimedas seda, aga ongi cozy. Neil on alati mingi punane ja roheline kard ka, mis on minu arust nii nostalgiline ja armas. Täiega meeldib. See oli meie õhtu. Meie õhtu. Oh my god, ma mäletan seda show algust nagu nii väga, nagu see oli eile ja vaadake siin seda. Ma oleks nagu siin. See olin mina täiesti nagu see tunne siin. See enne nagu show algust, see ootusärevus ja kui Taylor lõpuks ilmus. Ma ei suuda kirjeldada nagu, mis tunne see oli fännina. Ja need mingid lehvivad asjad olid nii võimsad laivis. Oh my god, külmavärinad. Me just üks päev Sassiga rääkisime mingi eile või üleeile, meil oli mingi pikk vestlus. Vist mõtlesime üldse, mis on nagu mingid, ma ei tea, mis oli meie elu highlight või mis oli kõige lemmikum reis. Sass räägib kogu aeg nagu Mauritiuse reisist, sest see oligi tõesti nagu mega bänger. Me pole kunagi käinud niimoodi talvel reisil. Tavaliselt me reisime alati suvel ja pigem nagu Euroopas. Paar korda oleme käinud ka Ameerikas, aga niimoodi, et mingi eksootiline reis keset talve. Me ei ole seda kunagi teinud. Ja selle aasta alguses oli Mauritius ja Sass nagu kogu aeg räägib sellest, mis on nii tore ja kunagi me saame veel seda recreatida. Praegu ilmselgelt ma suure kõhuga me ei hakka kuhugi minema, aga kuidagi nagu läks jutt sellele, et mis on nagu see ülimeeldejääv, liigutav, epic nagu asi, mis meie eludes on toimunud ja nagu literally. Taylor Swifti kontsert, see oli lihtsalt täpselt nagu just nagu minu jaoks, isiklikult ma arvan paljud isegi, kes ei ole võib-olla mingi megapaadunud fännid, nende jaoks lihtsalt äge show, sest see kestis üle 3 tunni. Aga selles hetkes ja üldse isegi tagasi mõeldes nagu ma ei tea ühtegi teist artisti, kes saaks minust seda tunnet tekitada. Isegi näiteks Justin Timberlake'i käisin ju vaatamas lauluväljakul, kes on mega ikoon. 90ndate ikoon, et teata paljusid laule ja nii edasi, aga see star power või seda kuidagi tänapäeval on nii vähe. Lihtsalt sellepärast, et sotsiaalmeedia kõigega nagu kõik on nii kättesaadavad, isegi välismaa staarid, et võib-olla sa lähed nende kontsertile, nad on kuulsad, aga sa ei nuta ja ei värise seal umbes on ju, et oh my god, sa näed kedagi mingit nagu nii kättesaamatut ja nii kuulsad. Ja ma ei ütle, et nagu Taylor Swift on seda kõigi, aga minu jaoks oli. Ja siis olla Londonis Wembley staadionil on ju, mis on ikooniline asukoht iseenesest. Ma ei ole kunagi seal varem käinud. Mega suur, mingi 60 000 inimest staadion. Ma ei ole käinud kunagi nii suurel kontsertil, siis sa oled seal vaatamas mingit täielikku powerhouse megastaari omast arust. Sul on literally kõik laulud peas, sest sa oled teda kuulanud sellest ajast peale, kui ma arvan, ma avastasin Taylor Swifti, kui ma olin 15 ja elasin USAs. Siis ta hakkas vaikselt nagu, ta oli juba enne nagu nükene väiksem staar, aga siis hakkas nagu niimoodi gradually ülespoole minema. Ja siis selle momendini, kus ma ta lõpuks nägin ja olla seal nagu Henryga ja Vickiga ja Sassiga. Siis ma võrdlesin sellega, et see ei ole see, et ma lähen näiteks lapsena kontserdile emaga, vaid sa oled nagu täiskasvanud inimene, teed oma valikuid, sa oled mingi oma seltskonnaga, oma raha eest. Rääkimata sellest, et ilm oli mega, meil oli just mingi 23 kraadi ja päike Londonis.
mis sa ei taha ka, et oleks ju väga palju rohkem, sest muidu on liiga palav, sa hakkad higistama mingi kuumalained. Samas kindlasti sa ei taha, et vihma sajab, on ju, sest lahtine staadion ja mis iganes, ehk siis kuidagi nagu selleks hetkeks, selleks päevaks minu jaoks kõik tähed olid nii joondud, et isegi nüüd 1,5 aastat hiljem, kui ma mõtlen selle peale ja näen neid kaadreid, mul on lihtsalt külmavärinad ja ma tunnen ennast nagu mingi väikse lapsena, kelle mingi unistus täitub ja ma siiralt ei kujutaks ette nagu, kus ma saaks seda uuesti kunagi kogeda, sihukest kultuurikogemust, et mul oleks nagu nii vau. Tänapäeval on nii raske seda vau-efekti milleski saada ja mul on nii hea meel, et selle dokumentaaliga tegi, siis ma saangi olla siin nagu jõuludel mingi väike laps, meenutada oma ühte ägedamat mälestust ja lihtsalt olla siin nostalgilises tundes. Christmas again. I'll spend it, I think, on my own. But who knows, who can tell? Tere hommikust, on 23. detsember ja ma magasin 9:30. Magasin nii kaua, ma olen full koolivaheajal, jõuluvaheajal. Eile ma tegelikult läksin normaalsel ajal magama, mingi, ma arvan, maksimaalselt 11. Kuna ma muidu olen ärganud kell 6 ja see viimane nädal oli nagu eriti väsitav eelmine, siis ju oli vaja seda pikemat tund. Ems pidi mind äratama. Ja kas me ei pidanud täna Tartusse minema? Pidime ja lähmegi. Kohe siin ma teengi mingi 5-minutilise tuksutuse enda näos ja siis lähme juba Tartu poole. Plaan on siis selline. Muidu alati Henri käis ka, aga nüüd Henri on nii tiineka eas, et ta on lihtsalt oma arvutis, et las ta siis olla. Me vahepeal oleme käinud 3 stiilis söömas. Kui tühjad meie kõhud täna on, võib-olla lähme kuhugi resto. Aga kindlasti tahaks Gruffini saiakesi. Ma olen ikka üritanud oma magusa vaastu teha kuni jaanuarini, kuni mul on see glükoositest, aga siin jõulupäevadel ma võtan natukene vabamalt seda. Proovin mitte too much, aga natuke ikka mingid häid ja paremaid sööke. Ehk siis Gruffini saiakesi tahaks midagi. Emsil oli veel mingi butiik, riiete butiik, kuhu ta tahtis minna. Ja siis Tuuli juurde lähme ka külla. Vaatame, kas ta tahab meiga kaasa tulla. Ta on suht lõpurase. Tuulil on ka tähtaeg, ma ei mäleta, kas 8 või 13 jaanuar midagi sükest, et suht kohe-kohe. Nii et vaatame, kas ta viitsib meiega tulla kolama või siis lähme lihtsalt tema juurde hiljem. Ja võib-olla veel mingitesse poodidesse. Vaatame, kuidas meil aega ja energiat on, kui me sinna jõuame. Aga lumi on maas, ikka pisike kiht küll, aga beggars can't be choosers. Võtame, mida saab võtta. Näeme positiivselt selles, mis on. Kohe on sükene nagu helgem õues, valgem õues, mis on minu arust mõnus. Toob seda jõulutunnet. Nii et ma arvan, et see on üks päev enne jõule täpselt sükene hea aeg, kus teha üks pisikene väljasõit siis. Ja ma natukene lihtsalt panen mingit päiksepuudrit ja peitekreemi silma alla ja tätsid, et täiesti kummitus ei oleks. Ma eile tegin fake tanni ka veel õhtul. See on sükene nagu tagasihoidlik toon, aga natuke andis juba mingit jumega näkku. Ja tavaliselt 23 õhtuti me lihtsalt olemegi kodus oma perega. Ja 24 siis homme on see päris jõulupäev ka oma perega lihtsalt Paides. Meil on Sassiga suht algusest olnud niimoodi, et hästi keeruline on, kui sul oled suhtes kellegagi, kes on oma perega mega lähedane ja neil on täiega tugevad oma traditsioonid. Ja mul on täpselt samamoodi, mis on täiesti õnnistus ja nii tore ja me saame mõlemad üksteise perega ka nii hästi läbi ja see on nii oluline meile mõlemale pere. Me oleme alati sellest aspektist nagu hästi mõistnud üksteist ja olnud hästi toetavad üksteise perede suhete osas. Aga siis me olemegi enamus aastad oma 8-aastasest suhtest 24 oleme olnud nagu eraldi oma peredega, mis siiani ongi olnud savi, oma mingid tugevad traditsioonid ja siis tavaliselt päev hiljem või päev varem oleme koos. Ja nüüd me hakkasimegi mõtlema, et see aasta on ilmselt viimane, sest kui järgmine aasta on oma laps, siis hakkavad väiksed nagu oma kodused traditsioonid 24 juba tekkima ja eks tulevased vanaemad, vanaisad ka juba valmistuvad selleks. Seega need jõulud, mis mul on nüüd see aasta, need on üsna sarnased tegevuste poolest sellele, mis mul olid juba lapsena, ülikooli eas, mis iganes, aga need on ilmselt viimased siuksed omamoodi. Ühest küljest nagu hirmutav, teisest küljest väga põnev ja tore, et eks see eluke lähebki nii, et nüüd on Henri ka nagu suurem. Varem oligi see, et kui ma Sassiga kohtasin, siis Henri oli alles nii väike laps, et siis mul oli ka eriti oluline neid 24. detsembri traditsioone hoida jõus, sest need olid minu jaoks nii olulised lapsena. Aga nüüd ma näen, et Henri on juba nii suur mees, et ta on ilmselt on ükskõik. Ta hängib oma arvutis oma sõpradega ja vahepeal näitab meile oma nägu, räägib juttu. Nii et ma ütleks, et siuke head ülemineku aastaga, kus kõik on juba natukene harjunud ja leppinud. Traditsiooni muutused on ukse ees. Kui teil on mingid kindlaid traditsioone, et iga aasta 1000%, 23 te teete ühte asja või 24 te teete ühte asja, äkki jagate kommentaarides, võib-olla teised vaatajad saavad mingeid ideid, mida traditsioonideks võtta või lihtsalt minu arust on tore lugeda, et mis need nagu kõikide teiste traditsioonid on jõulude ümber.
But you know, if I pick up that phone and we meet up for drinks, the longer I stay, I'll only have sad things to say. Oh well, it's Christmas again. Best if I spend it alone. Oh well, I have no one to blame. It's nobody's fault but my own. And from what I can tell, all the tales are the same. You don't know what you've got till it's gone. nii, Tuuli Nursery Tour. Juba kaamera käib. Ühesõnaga, see läheb nagu nii vannituppa. See oli ka See on Ike. kõrvel turult. See ei ole Ike, see on mingi troll. No päris hea. Siin on mingi sahtel ja Jah. see on siis mähkimislaud ja Hannele kingitud tekk. Yes. On ju. Sa oled ka hunnikuga asju saanud kõigilt ja meie titetuba on samamoodi asju Siin täis. on juba mingi krepp on käinud. Need on mingi mega soovitatakse ja Sass tellis ka neid. Kui sõbranna tellis, siis ma mõtlesin, et ma tellisin 1 pakki ja siis ma sain 8 Aga sul on vaja neid, ma arvan, täiega. kindlalt. Juba mähkmeid, wow. Jah, ma räägin. Siis see läheb välja, ma ei tea kuhu. Ma pean need raamatud kõik ära sorteerima. Ja see läheb siis meie tuppa, kui see võrekas tuleb See oli enne teises toas või? Ja, see oli seal. See on mega ilus. Kas see oli Türi vanaemal või? Või meie vanaemal, kus sa said selle? Siis see. Need on ka nii armsad. Saara homist on need kapinupud. Juba on, mis on, kus on kompe. Suurem garderoob kui mul. See on veits. Ossa issand. Nagu see juurde. Nii nunnu ju. Ei ole jah. Kus selle veel saite jah? Selle ma sain töökaaslase käest. Siin on mingid soojakotid, koobed. Mida sa ise oled ostnud nendest, mis siin kapis on? Literally mitte midagi. Ühe asja. Siis need. Ja see võiks olla see, mis nagu ta sünnib suuremana, vaata, et ei lähegi selga. Ei, no mingi, ma ei tea, 5 komplekti riideid. Ma vist ise olen, ma ei ole ise vist mitte midagi ostnud. Issand, kui suur see veel on. See on mingi 5-aastase oma. See on Mille käest saadud, vaata. Ta lihtsalt sorteeris välja. Ei ole, aga no aastane kindlasti. No mingi, ma ei tea. Jah. Ja selle tapeedi tahtsite siia panna või? Kui see maailmakaart tuleb, siis tõenäoliselt ta tuleb ikkagi siia seina. Sest see läheb minema, vaata. Tuleb lagedam. Ja siia tuleb pärast voodi. Siia ilmselt. Tõenäoliselt, jah. Nii, näita voodit ka, sul oli lahe voodi. Tegelikult on nii äge. Täiega. Nii mõnus. Maja kräppi täis, nii lahe. Teie seapesa ei näita, teil on ka kuivatist panete tuulda maga. Sest nad on niisked veits on ju. See on Ikea voodi on ju. Ka järelturult ju. Kas seda siis saab alla poole lasta? Jah, 3 tasand. Ma polegi oma, me pole enda oma kokku pandud veel. 2 ja siis ta on siin põhjas. Ja selle saab ka välja vahetada, sul on eraldi siuke piire, kus siin keskel on auk ja siis on nagu... Et on voodi lõpuks on ju. Aga nii armas kuju. Ma millegipärast mäletasin, et teil oli mingi sinine voodi, aga see oli vist ala nagu sarnane, vaata, aga see on jumala hea neutraalne ka ju. Ja selle saatis Marilis, need lennukid. Selle pulga me tellisime Amazonist, aga jah, selle. Nii nunnu, ka et värviline, vaata lahe, aga samas ikkagi puidust ja nunnu. Aga cute, varsti on siin Aga vaatasime ka, et see vaata täpselt nagu tal need kapinuppud on. Ja, on ja. Kõik on läbi mõeldud, kõik on planeeritud. No ma olen siin maganud, aga siin ma ei ole nüüd käinud. Minu tuba, enne oligi, siin oli mingi suur kapp, selle te viskasite välja, on ju? See on nüüd isal Türil. Enne oli see laud, oli teisest toas. Laua pane täpne alla. Ma ei taha. Arvuti. Ja tegelikult see on külaliste voodi, mis käib topelt lahti. Ehk siis peaks hakkama iga kord lauda liigutama ja tüütu. Maril on sama, jumala hea, ka Ikeast käib lahti. Ja see on sul uus Hemtexist. See on, selle ostsin uue. Enne oli jah, mingid sinakad asjad on ju. Olete valmis küll, ma arvan. Ma olen ammu valmis juba. Tuli ju born ready, sündides juba valmis. Ja me käisime söömas ja see on kimchi. see on iga 9 kuud raseda naise särk. Seal on mina 10 nädala pärast.
Tuuli on alati must 10 nädalat ees olnud, vaata, siis mul on alati kohe teada, mis häda mind vaevama hakkab. jalgade peal vaata, sest meil ei ole vanni ju. Jaa. Siis see käib nagu lahti. Aga nii või naa vist soovitati väikest vanni jalgadel, isegi kui ta on nagu maas, et siis on stabiilsem. Aga mõnes mõttes ongi hea, siis sa ei pea seal kükitama, on ju. Jaa, mulle et siin. Ja sa saad dušiga, vaata. Oota, mis siia tuli? Siia tuleb see mähkimislaud. Jaa, selle viskan eest ära. Siis enam riidid ei auruta. See jääb kunagi hilisemasse tulevikku, kui jälle saab enda peale mõelda. Tagasi Paides nüüd kell on 6 ja Emps panigi mingi 5:30 lõheahju, nii et me sööme õhtusöögiks lõhefileed ja hüfrikaid. Tartus oligi lõunasöök, me käisime seal 3 stilli. Ma ei tea miks, aga me alati sattume sinna kuidagi. Lihtsalt mulle tundubki, et seal ei ole nagu kõige kallim, aga portsud on suured ja saad kõhu täis ja maitsev. Ehk siis Tuuli tuli kaasa ja läksime ka sinna. Ja Gruffinist võtsime muidugi saiakesi. Istusimegi pärast veel veitsa Tuuli juures ja jõime kohvi ja siis tegelikult oligi juba nii hämarast. Ma ärkasin nii hilja, et me jõudsime ka hiljem Tartu ja Kardestis ei käinudki, aga nagunii tegelikult meil on nagu kõik jõulukaunistused olemas ja läks siis nii, et see aasta ei jõudnud Kardestisse kahjuks. Tuuli andis mulle kaasa nagu iga kord, kui ma praegu kuskil käin kellegi juures, kellel on lapsed või väiksed lapsed või tulemas lapsed, siis ma saan mingisuguseid kingitusi kaasa. Nagu Tuulil täna nägime, nii palju asju on lihtsalt juba, mis on nii hea, sest siis ma ei pea ise ostma. Aga Tuuli veel andis mulle täna ka mingisuguse jumala nunnu musliinist teki või mis iganes tekikese. Neid on ikka vaja, aga kuna tal sünnib poiss, seda tellis, ta tahtis sükest neutraalset, aga siin on mingid liblikad ja asjad, et talle tundus, et äkki see on liiga tüdrukulik. Ja sealt butiigist, kus me käisime, Emps ostis ühe kampsuni ja rohkem ei ostnudki midagi. Nii et lihtsalt olime Tuuliga koos paar tundi ja sükene mõnus väljasõit. Muidu ma oleks lihtsalt kodus istunud terve päev. Ja peale õhtusööki me mõtlesime, et Empsiga me teeme veel kräsupeakooki. Et homme on siis 24. detsember, siis meil on plaanis süüa seapraadi ja kräsupea on siis ka homseks. Siis ta jõuab natuke seista ja mahlad jõuavad endasse imenduda ja ma just mõtlesin üks päev mingi, mis kook mind isutaks täiega. Ja üks kook, mida ma pole ammu söönud, aga mis mulle täiega maitseb, on kräsupea. Nii et kui Emps ütles, et äkki võiks seda teha, ma olin mingi jaa, mega, täiega tahaks juba. Ehk siis me teeme selle koogiga täna valmis. Ehk siis järjekordne chill jõuluvaheaja õhtu. I failed, what more can I say? Oh well, it's Christmas again. I guess I will spend it alone. Ring them bells for woman and child, and maybe for a lost man like me. Ring again, ring for them who have nothing but time, the sad ones with no place to be. Ring for the loser who's lost what he had. Ring for the bitter and mad. Ring the bells for the mother and child. Ring for the absent like me. Tere hommikust! Lõpuks on meil Vlogmassi viimane päev, jõululaupäev. Häid jõule teile kõigile tagantjärgi, te näete seda küll homme, aga ma arvan, et paljudel on alles jõuluistumised 25, 26, 27 ka, nii et ma loodan, et teil on mõnus pühade periood. Ja kindlasti paljudel on töölt puhkus, mis on nii mõnus, nautigem aasta lõppu kindlasti. Ja minu 24. hommik on sedasi alanud, et ma ärkasin siin mingi kell 9 jälle. Jõin rahulikult suure hommiku kohvi, sõin hommikusööki. Aknast on meil selline vaade täna. Midagi seal valget maas on. Could be worse. Lumetormi ei ole muidugi, aga vähemalt temperatuur on siuke krõbe, mis annab seda jõuluvaibi natukene. Täna on üks asi, mis ma tahaks ära teha, on oma selle nädala teine trenn.
nagu ma ütlesin video alguses, siis see nädal nägi ette treeningäpis 2 trenni ja ma tegin 1 juba ära, on ju, te nägite. Ma võtan nüüd jälle mingisuguse rasedate kodutrenni, see oli väga mõnus Kadri hääl juhendamisel, kuidagi siukene rahulik võimlemine, samas ikkagi higistad ja liigutad ja pool tundi läks minu arust nagu mega ruttu mööda. Nii et ma teen selle täna ära, siis on siuke hea energia juba päevaks sees. Siis mul on kulmuvärv kaasas, tahaks oma kulmud ära värvida, ma muidu käin mingi võib-olla korra kuus, võib-olla natuke harvemini Tallinnas kulmudes ja siis mingi korra kuus üritan ise värvida vahepeal, ehk siis ma prooviks täna selle ära teha, et oleks natuke rohkem nägu peas ja siis lihtsalt pesen ja hakkame perega toimetama. 24. alati me käime surnuaedades, meil on siin Järvamaal 2 surnuaeda, kus me käime Suure-Jaani surnuaias. Mu emapoolne suguvõsa on siis pärit sealt Suure-Jaani poolt Kabalast, väiksest alevikust ja emapoolne vanaema on sinna maetud, vanaisa, vana-vanaema, siis sõidame tagasi Paide poole ja lähme alati läbi Türil, seal see Kalmistu surnuaed vist on selle nimi. Igal juhul Türi raudteejaama juures on ka üks surnuaed, seal on siis isapoolne vanaema, vanaisa ja vanavanaema. Me alati vaatame, et hauad oleks korras, kui on vaja mingi toksi koristada või riisuda, siis teeme seda, paneme küünlaid. Kuidagi surnuaiad tavaliselt tunduvad siuksed sünged kohad, aga minu arust jõuludel on need siuksed nagu helged ja püha vaibiga kohad, seal on nii palju küünlaid ja hästi palju rahvast alati. Võib-olla kuna ma olen lapsest saadik niimoodi käinud, siis see on hästi siuke jõululine ja armas ja mõnus tegevus. Nii et selle teeme alati ära ja tavaliselt jõuamegi koju juba natukene hämaras. Õhtusöögiks ema juba slow cookib ahjus mingit sealiha ja see eilne ülimahlane kräsupea on siis magustoiduks. Ja mingid kingid olid ka juba kuuse alla tekkinud. Põhiliselt Henrile muidugi, ülejäänutel meil on loosipapp. Tavaliselt mu vanem vend on ka niivõrd-kuivõrd olnud 24 siin, aga see aasta nad on natukene haiged. Ja siis me olemegi 4 lihtsalt mina, mu ema, isa ja Henri. Et siuke rahulik jõululaupäev ja siis homsest ma lähen Sassi pere juurde 3 päevaks. Jingle them bells and frolic. Oh, by gosh, some stolly. Eggnog, gin and tonic make Yuletide gay and jolly. Same procedure every year, I just can't get enough. I drink till Rudolph reappears, a toast to him, that red-nosed dear. Jingle them bells and frolic, it's the best day of the year. Come fly with me now, Rudy. I'm loaded. Sain oma trenni tehtud ja pesus käidud. Mingi värv siia kulmudele ikka jäi. Mul vahepeal, kui ma ise värvin, siis tundub, et ma ei julge mingi mega kaua peal hoida, sest te nägite, et ma mingit ideaalset kuju ei oska nagunii luua, nii et siis pigem hoian natuke vähem peal, aga need karvad nagu ikka saavad mingit tooni tagasi, et siis hiljem meikides on natukene siuke efektsem, kui näiteks kulmukeeliga kammin üles, et ikkagi jääb mingi kujuga ilusti peale. Ja ma teen juustesse lihtsalt punupats. Mingit suurt meiki ka ei tee täna, sest meil 27 on siuke suur perejõulupidu. Nii et siis on võib-olla natuke rohkem siuke üleslöömise päev. Täna võtan rohkem vabalt. Aga uskumatu, et meil ongi nüüd 24. päev, kus ma olen vloginud iga jumala päev. Mul pole kunagi varem siukest vlog-striiki olnud. Et isegi kui ma teen mingid suve challenge'id või asju, kus mul iga nädal on video, siis mul ikkagi on alati seal vähemalt paar päeva vaba filmimisest ja editimisest. Seega see on olnud üsna väljakutsuv, eriti siuksel kiirel aastaajal. Ja mul on tõesti mingi newfound respect nendele inimestele, kes iga päev järjepidevalt lõpuni tegid vlogmassi, editsid ja laadsid üles ka nagu mega aplaus. Sest et ma juba kartsin seda, et ma lihtsalt iga päev pean filmima, rääkimata editimisest. Ja ausalt öeldes see ei olnud isegi nii raske, kui ma ootasin. Mul olid mõned üksikud hetked ja päevad, kus natukene oli stressirohke just see editimine lõpuks, aga mul kuidagi joondus hästi, nii et tihtipeale need olid vabad õhtud, et ma ei olnud kuskil ära või siis kui olingi, siis lihtsalt editsin natuke ette, et minust paar õhtut oli detsembris siukest, kus mul oli rohkem stress selle vlogmassi pärast ja võib-olla oleks tahtnud midagi muud teha, kui arvutis istuda ja videotega tegeleda. Aga üleüldiselt oli siukene jooksev, orgaaniline kuu. Ei saa öelda, et ma mingi megad stressama pidin vlogmassi pärast, mis ma arvan, et igapäevategijad kindlasti peavad mingil määral. Et siis mega suur aplaus kõigile, kes tegid ja järjepidevalt ka selle lubaduse nagu täitsid, selle vlogmass lubaduse.
otsa. ma ei tea, see on minu jaoks ikka täielik nagu rets töö. Ja ma mõtlesin ka, et kuidas nagu järgmine aasta teha, et äärmisel juhul võib-olla tõesti samamoodi nagu see aasta, et kogu aeg filmin, aga ma pean vaatama, kuidas nagu lapse kõrvalt jõuab seda kõike, et võib-olla läheb liiga intensiivseks, aga jah, ei olnud nii hull, kui ma arvasin, nii et ma olen endale ka uhke, et ma vähemalt filmisin iga päev. Huvitav on kindlasti mingi järgmine aasta isegi tagasi vaadata, et mingi, et mis ma iga päev detsembris tegin. Ja. Panen sulle ka porsi jahtuma. Ja, võid panna. Aitäh. Okei, juuste tegemiseks ma pean küll siit püsti tõusma, ma olen mingis imelikus istuvas asendis. Ma võtan oma koduriided ka ära, ma panen mingi valge pikakäistega topi, teen punutise, söön ja siis hakkame juba minema oma väljasõitudele. Halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, la 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 la. Nii, üks piparkoogitegu ka iga aasta ikka. Ma pole kordagi see aasta teinud ja see tundub, et jääb ka ainsaks korraks. Õpetajatele mingit kinke või nii kõrane enam ei tehta. Nagu lasteaedades ikka on. Nii, esimene on Henri. Lange lumehelbeke küünal särab pimedas jõulurahu südamesse, toob meil rõõmu lootust taas. Issi. Õues fookus pakone. Tiina. Täna panin akna taha kirastele pekki. Kajastuse oma heateost riputasin netti. Henri. Päkapikke karjakaupa öös ja ringi sebib. Samas on neil teadus seegi, mis sa päeval tegid. Karin, mina olen pisi-pisi, ära minult salmi küsi. Mis asi on? Vau! Ossa vana! Väga hea, et ma endale ei tellinud just mango asju. Body Shopis üks päev oli allahindlus, ma mõtlesin, et ma tellin, aga ma ei tellinud ikka. Ongi päev märkamatult õhtusse jõudnud, kell on 7. Me hakkame nüüd MC-ga vaatama Iia jõulud Tondikakul. Täna vist TV3-s tuleb see. See tegelikult algas mingi pool tundi tagasi, aga siis me mõtlesime, et okei, alustame pool tundi hiljem, siis me saame veits reklaami edasi kerida. Siis meil on külmkapis 0% Freshenet, ehk siis me joome oma šampust. Sööme oma Raffaellosid, mis ma sain oma Body Shop asjadega jõuluvana kinkepakist. Ja vaatame klassik nunnut Eesti jõulufilmi. Ja see oligi, ma arvan, sükene ülevaatlik 24. detsember meie perega. Ma loodan, et see vlog ei olnud liiga hektiline, aga jõuluperiood tavaliselt on siuke, et all over the place. Igal juhul mega suur aitäh, kui sa oled vaadanud igat mu vlogmas videot ja ma arvan, et see vlogmassi tegemine kuidagi tekitas endasse ka rohkem jõulutunnet. Paar päeva võtan vabaks, et ma ei filmi, naudin sassi perega jõule ja siis alustame jälle nädalaste vlogidega pühapäeviti. 4. jaanuar siis tuleb esimene, meil hakkab uue aasta restart Sinu Trenn äpis, kui te soovite ka uuel aastal mingit treeningväljakutset, siis www.sinutrenn.ee saate liituda ja ma näen teid siis järgmine nädal pühapäeval järgmises videos. Tšau!